Mina olen Laura Kiiroja, oman magistrikraadi Tartu Ülikoolis semiootika valdkonnas ja äsja kaitsesin doktoritöö Kanadas Dalhousie ülikoolis loomade käitumise valdkonnas. Oma töös uuringi ma peamiselt loomade käitumist, kommunikatsiooni ja inimese-looma suhteid. Oma kõige suuremaks kireks pean ma siiski hunti. Leian, et hundil on väga palju, mida eeskujuks võtta. Rahvusloomana hindame me hundi juures seda, kuivõrd tugevalt on ta mõjutanud meie loodust ja maastikku. Ökosüsteemi tugiliigina ja indikaatorliigina on hunt metsiku ja puutumatu looduse näitaja. Samas on hunt mõjutanud tugevalt ka meie kultuuri ja keelt. Näiteks ei ole Eesti rahvapärimuses mitte ühtegi teist metslooma, kes oleks niivõrd ülekaalukalt ja tugevalt esindatud kui hunt. Hundi juures hindame me sageli ka tema karismaatilisust. Seda, et ta on tõeline ellujääja, tal on tohutu vastupidavus, ta on perekeskne ja vaata, et kõige enamgi hindame me seda, kuivõrd hästi oskab hunt teha koostööd. Just koostöö on see aspekt, mida on ka ettevõtete juhid läbi aegade hundi juures eeskujuks võtnud. Huvitav on aga see, et nii nagu aja jooksul muutuvad meie teadmised sellest, kuidas toimib hundikari ja millised hundikarja juhi omadused teevad karja edukaks, nii muutuvad ka need aspektid huntide juures, mida me ise juhtidena eeskujuks saame võtta. Just nendel teemadel ma teile oma ettekannes räägingi.